Ja tere tulemast tagasi siis minu poolt teile, mu kallid head sõbrad, 2 nädalat imelist puhkust soojal maal, +25 peaaegu iga päev, palmide all, meri, kõik, mis oli ilus, on nüüd läbi ja nüüd tuleb lihtsalt hakata tegema neid asju, mida ma üle kõige armastan siin Eestis ja need on üks osa ka videot teile. Tänane ladumine on mul selline, et kõik, mida te peate teadma, tuleb siia lauale nüüd just ja praegu. Siin võib olla kõike, siin võib olla suhteid, siin võib olla tööd, siin võib olla raha, mida iganes. Tuletan teile meelde, et need ladumised, kõik, mida ma teen siin, on üldised kollektiivile mõeldud ladumised ja need ei pruugi teiega absoluutselt resoneeruda. Kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle, minu meiliaadress on siin all. Ma olen küll väga jännis praegu ka nendega, sest ma ei ole üldse suutnud, ma olen nüüd eile öösel ma tulin, üleeile öösel ma tulin, aga ma teen kõik tasa, ma luban seda, sellepärast et see on ikkagi tõsi, mida ma väga teha armastan. Ja vaatame, mida need hakkavad siin meile siis praegu rääkima ja hakkame ka pihta, mis meil siis muud siin teha on. Üks hetk ma võtan veel, kuna ma vaatasin, et töö on, siis ma võtan igaks juhuks ka siia rahakaardid. Sellepärast, et ma ei mõelnud seda nagu otseselt, ja ma ei leiagi rahakaarte üles endal. Vaat see tähendab seda, kui ei tehta leidsin, kui vahepeal tuleb töö tegemisse paus. Ja ütlen ka veel seda, et kui te juhtute seda videot just praegu sellel hetkel nägema, see on ajatu video, siis on kindlasti teile siin midagi vajalikku. Sest elus ei ole juhuseid, absoluutselt kõik, mis on, see tuleb ja kõik, mis peab tulema ja on määratud, see tuleb. Ja nii see ka on. Aga hakkame siis piiluma nendesse kaartidesse. Mida üldiselt kaartidel on teile praegu sellel hetkel, nüüd ja praegu öelda. Vaatame siis üldse neid seise ja mis siis on. Nii, tükk aega pole kaarte käes hoidnud. Väga suures transformatsioonis olete te praegu. Nii, ma panen ära mingi 4 kaarti ja siis vaatan, mis need siis tahavad öelda. Väga palju mehi. Te olete 2 mehe vahel ja kohe väga ägeda mehe. Karikamehe, kes toob armastust, rõõmu, õnne ja väga tundub, et varakas mees, kes on elus endale juba väga palju saavutanud, aga kes teab ka väga täpselt, mida ta tahab. Ja teie olete siis oma südame sinna kuskile linnupesasse ja kuskile, ma isegi ei tea, kuhu peitnud. Millegipärast peidate. See ei pruugi olla praegu nende 2 meestega seoses, aga nii vaatame nüüd edasi. Jälle tuli mul tagurpidi, kuigi mul tegelikult väga huvitav, et miks mul tagurpidi on. Te olete ühesõnaga jah, praegu väga suures transformatsioonis, sest esimene on surmakaart, mis loomulikult ei tähenda absoluutselt mitte mingisugust surma, vaid see on see, et ka kõige pimedamale ööle järgneb päris kindlasti hommik, päike tõuseb ja juba on näha heledamat taevast. Ja tundub, et mingite suhete pärast te olete siin mingis transformatsioonis ja siin on praegu tõugatud sellesse. Ja te soovite leida tegelikult praegu endas mingit selgust ja hierofant tuli nagu siia selle rea lõpetuseks ja mingid saladused on tegelikult praegu, mis ei avane tegelikult päris hästi teie ees. Antud hetkel hierofant tähendab ka kindlasti mingeid varjatud saladusi, aga te lähete sealt trepist üles ja seal üleval on täht ja kui on õige aeg, siis tulevad ka need saladused välja. Tundub, et jah, et mingid 2 meest on viinud teid kuidagi natuke nupakile praegu. Nii, vaatame edasi, mis siis on veel.
jah, ilmselgelt midagi te võitlete siin. Väga huvitavad kaardid. Mõõkade 7. Te olete ikkagi millegipärast valvel. Olete, need mõõgad on püsti, kuigi te ise teate ka, et tegelikult ei oleks nagu seda vaja. Siis mulle tundub siin praegu, et teil on natukene siin mingit oma tunnete osas, natukene mingit ülemõtlemist. Te seote ennast olukordadesse pidevalt, kus te tegelikult ei peaks olema, aga kuhu te ennast mingite meeste pärast järjepidevalt. Et te nagu kordaksite mingisuguseid vanu mustreid, et te olete nagu aru saanud, või sina oled aru saanud, eks ole, sellest, et tegelikult need on nii vanad ja iganenud, aga need on kuradi head, sellepärast, et valu tuleb ju ka kogeda. Ja kui te kogete valu oma enda kunagi kogetud tunnete põhjal, siis see on ka ju hea. Tundub, te kardate midagi uut praegu väga vastu võtta ja tuleb ka torn. Ja see lööb ikka nii paika kõik. Puhastab ära kõik teie kahtlused, kõhklused. Sellepärast, et tundub, et ise te praegu mitte midagi siin muud ette ei suuda võtta. Ja siis tuleb juba see, mis on saatuse poolt määratud. Aga nii see lihtsalt praegu hetkel on. Aga tundub, et siin on kõik tegelikult läheb lõpptulemusena hästi. Nii, vaatame siis, mis edasi saab. Võtame natukene teisi kaarte ka. Nii, vaatame, mis saab edasi teil pärast seda surma ja torni ja siis olete seal maailmas. Ja tuleb see, mis peab olema saatusest määratud. Nii, vaatame siis, mis tuleb teile edasi. Näete, siin on müntide kuningas ja siin tuli jälle müntide kuningas. Karikate kuningas ja siin oli ka karikate kuningas. Väga huvitav. Valikud, nii et ilmselt teil tuleb teha nende kahe mehe vahel valikud. Oi, kui huvitav. Ja siis on mingi noormees ka veel siin. Kuulge, põnevaks läheb. Väga põnevaks läheb. Mis teil on toimunud siin vahepeal, naised, 2 nädala jooksul? Nii, kuna need olid korduvad kaardid, eks ole, nagu ma näitasin, et siin oli müntide kuningas, karikate kuningas. Ja siis on mingi noormees ka siin. Aga poisid võivad tähendada ka tegelikult meile mingeid sõnumeid, kommunikatsiooni. Ja selge on see, ühesõnaga, et 2 meest teie elus on ja te peate nende vahel valima. Mulle tundub niimoodi, et väga hea sõbra najal või väga hea sõbra näol tundub teil mingi see noorem mees, ma ei näe siin tunded, kuigi on karikat, aga ma ei näe siin tundeid. Või tähendab jah, ühesõnaga niimoodi, et see tundub, et toetab teid. Tegelikult, kuule naine, sa tead väga hästi, mida sa tahad, aga sa ei suuda praegu seda valikut ära teha ja sa ootad, et väljast tuleb see valik. Sind on lükatud transformatsiooni. Ja siin on saladusi, aga need ei ole sellised saladused, mida sa peaksid kartma. Sa oled ise need saladused loonud. Sa oled praegu tundub sellises olukorras, kus sa tõesti tahad ennast siia, kuskile maa alla, kuskile pesasse matta, et sa ei peaks jumala eest tegema neid valikuid. Aga me ei saa niimoodi. Kui elu ja saatuse ratas toob meie ette valikud, siis on sellel alati põhjus. Ja siis võib-olla me suudame teha just nimelt selle õige valiku. Sest kui oleks tulnud näiteks müntide kuningas, kes on materiaalselt väga heas seisus, mulle tundub praegu isiklikult, et
te ei tea, kas valida seda materiaalsust või valida seda imelist armastust, seda puhtust, seda kulda, mis on selle karikate najal, karikate kuninga najal. Muidugi oma valiku peate te tegema ise, aga te olete kindlasti kuulnud ka seda ütelust, eks ole, et tegelikult raha päris lõpuni välja ja materiaalsus ei ole ju tegelikult kõikidel õnne toonud. Ja kuna teil on need mõlemad kaks väga head valikut ja teil on päris raske, aga tegelikult te teate, sest sauade kaks on ka juba, et valikud on tehtud. Ma pakun, et teile võib tulla mingi reisikene siin ühesõnaga, see nagu eriti kaugele ja eriti pikk ei ole, aga kas te nüüd lähete sinna reisile, et saada endast selgust? Aga olge rahulikud, need inimesed teid rahule ei jäta. Need mehed jäävad siin teie ellu. Vaatame, mida tahavad öelda siis ühesõnaga need inglid, peainglid, arokaardid siis nagu selle sinu situatsiooni kohta, kus sa praegu oled. Ma ei ole harjunud enam videosid tegema, kuigi ma olen selle 2 nädala jooksul ka väga palju rääkinud. Aga jah, mingid saladused siin on, aga ma ei ole sellisel teemal rääkinud ühesõnaga, et ma olen laonud kaarte. Nii, kuu. Võimalus oma plaane täiustada. Täpse juhiste saamiseks kuula palun oma intuitsiooni. Seisa oma hirmudele vastu ja saa tugevamaks. Kuula seda, mida ütleb sinu süda. Lasku alla südame tasandile. Jäta see mõistus, kus see ja teine. Kui see asi puudutab tundeid, jumalast kuulake oma südant, sest teie mõistus ütleb nagu nii, et eks ole, üks on karikate kuningas ja teine on müntide kuningas. Tuli ka karikate 9, mis tegelikult tähendab soovide täitumist. Soovi midagi ja sinu unistused täituvad. Ees ootab siin väga elurõõmus aeg. Nii, ja mis muud veel siis hästi. Positiivne uus emotsionaalne kogemus, rahuldust pakkuvad romantilised suhted, sügav ja püsiv vaimne taipamine. Kõik uus, imeline, see on karikate äss. No teate, tundub, et see tuli praegu siia täiesti topelt suhte ladumine ja mida paremat saab veel tulla. Kui te teete oma valiku ära, tehke see valik ära. Kuu ütleb, et tal on kõhklusi ja kahklusi, siin on saladusi, aga praegu ootab universum sinu valikut. Kõik uus on ees, super. Sinu soovid täituvad, sa tead tegelikult, mida sa tahad oma südames. Sa väga hästi tead seda, aga sa ootad mingeid väliseid asju, sa ootad mingit transformatsiooni, ootad mingit torni ja ootad, et mingi elu toob sulle ise, mängib kätte sulle mingid võimalused. Teate, elu võib mängida maha meie võimalused, kui me liiga kaua oleme seal nii-öelda ootesaalis ja me ei suuda otsustada. Ma ei hakka panema siin enam mingisuguseid rahakaarte ega midagi, sellepärast, et see on puhas suhtelaudumine. Võtame nüüd siit veel ühe. Arieli kuninganna. Toeta ennast ja neid, keda armastad. Oskus teha kõik ilusamaks. Praktiline ja tark nõuanne. Ma väga mõtle, kas su elus on see karikate poiss või ühesõnaga, see on nüüd noorem mees tõesti, et sa saad temalt mingisuguseid väga häid juhiseid. Mulle tundub, et sa oled saanud juba, aga sa oled lasknud need kuidagi väga, siin ei ole romantikaga mitte midagi tegemist. Et kas on see töökaaslane või kuskilt sealt ja kuula teda või mõtle, mida ta on sulle soovitanud või mida ta tahab sulle öelda. Ma võtan siia veel super ligitõmbaja kaardid. Vaatame, mida nemad tahavad sulle öelda. Väärtustage iseennast ja oma soove. Mida rohkem ma oma energiat väärtustamisele häälestan, seda rohkem universum mulle annab. Millele me mõtleme, seda me ka saame. Kui me mõtleme, et issand teadma, issand kui halb on ja kõik ja nii ja no siis ongi halb, eks ole, kallid sõbrad, kallid naised. Ükskõik mida iganes. Keskenduge positiivsele. Nii, võtame siit veel ühe.
ma segan natukene siin. Tead, mulle tundub, et ma ei pea siin rohkem võtma. Ma võtan ühe kaardi nüüd, ma võtan 2 kaarti, mida universum nagu soovitab tegelikult nagu sulle selles situatsioonis teha. Kuigi siin on ju, tegelikult on nüüd ju kõik need soovitused, need kaardid siin. Aga vaata, mida universum lõpetuseks soovib sulle öelda. Lõpeta oma kõhklused ja kahtlused. Ja sa oled selle tegelikult põhimõtteliselt juba lõpetanud. See on mõõkade 10 ja mine edasi. Mine edasi ja julge teha, olla naine, neid asju, mida sa tegelikult oled juba otsustanud. Sest kõik see, mis siin all on, see sõltub ainult sinu otsusest. Ka enda 2 mehe vahel. Üks võib ju jääda alati üheks ja teine võib jääda alati teiseks. Nii, ja mis on see teine kaart? Läksin jälle see vastu, võit. See on võit ja see on see, mis peab tulema, ühesõnaga. See on siis kirekaart, otsuste kaart. Ja nii et sa saad selle võidu. Aga oma otsused pead sa tegema ise. Laikige seda videot, kui see teile meeldis. Kirjutage väga julged kommentaare. Mul on tohutult hea teie kommentaare lugeda. Ma ootan neid. Ja hakake minu kanali tellijateks. See ei maksa teile absoluutselt mitte midagi. Siis te näete lihtsalt, millal ma panen järgmise videose ülesse. Ma luban, mu fännid ja ka uued tulijad enam 2 nädalat eemal ei ole. Tšauki!